Tere, on pühapäev ja pühapäeviti siis traditsiooniliselt ma olen kuulnud või noh, ära ole nagu nii eriline, et pühapäeviti tehakse neid pannkooke ja nii nagu minu ema tegi mulle pannkooke, nüüd ma teen oma tütrele Ingerile neid pannkooke, sest ta tellis, ma ei tea, ise ei oleks võib-olla selle peale tulnudki üldse. On sünnipäeva järelpäev. Ja noh, selles mõttes, et nagu iga päev võiks nagu sünnipäev olla. Elu on ju äge. Issand, kui andekas sa oled, Kaspar. Siin on siis pann, pott, taldrik, kuhu saab pannkoogid tõsta ja siis on tainas, mille ma olen tegelikult juba läbi mikserdanud. Aga võime mängida sellist mängu, et mikserdan seda veel. Kui mõnus. Naudite seda heli, on ju. Nii. Purgis. Tšekige seda. Palja silmaga seda ei näe, aga kaamera küll tuvastab selle ära. Diskotuled. See tainas on ju, mis see sisse läks. Paar aastat tagasi ma oleks selle teinud mingi banaani ja tatrajahu ja pisaratega. Aga kuna ma teen seda oma lapsele, siis ma panin siia seda esimese klassi sordi nisujahu sisse. 2 muna, mis on ostetud talupoest ja roosuhkrut ja geed. Gee oli muidugi mingi kuu aega üle. Ei, esimesel mingi jaanuaris oli juba säilivusaeg läbi saanud. Diskotuled on ägedamad. Et selle sulatasin kõigepealt ära selle gee, siis panin sinna selle roosuhkru lihtsalt puum sisse ja lükkasin need munad sinna otsa ja siis mingi 200 midagi. Diskotuled. Siuke asi on. 200 midagi panin jahu ja siis seda 500 panin seda vedelikku, et kõik vanad jogurtid, mis kapis olid, läksid sisse. Kõik olid jälle mahevärk. Tegelikult panin Alma piima ka veel sinna otsa. Ja kõik oli säilivusaeg üle, nii et let's see. Et peagi tagasi järgmise etapiga. No nii. Nüüd on siin Horvaatias toodud oliivõli. Ema Kaja käis Rohelise Jõemaa grupiga. Ma tahaks see on tõenäoliselt uus projekt juba. Mina käisin omal ajal Sustainable Entrepreneurship in Countryside, et külastatakse siis maapiirkonna väikeettevõtjaid. Ja siin on tuhandete aastate vanuse oliivipuu, oliivõli. Aga vaata, mul on seda nii palju järgi. Check this out. Nagu viimane tilk põhimõtteliselt, et seda ma ei hakka ära kasutama. Selle ma panen toorelt endale otse sisse. Diskotuled. Ja et seda sama panni siin natukene määrida, enne kui ma selle taigent hakkan sinna peale panema, siis võtame selle. Loodame, et e-piim maksab pärast kõik kinni. Need kulutused, mis ma siin tegin. Ja peagi siis jälle tagasi. Ja ei saa üle ega ümber ilma kokata. Et reaalselt ma olen isegi aasta aega töötanud Iirimaal Shannon Airport Production Kitchen, valmistanud turismiklassile neid pakenditoite. Ja siin on kulp, sellega me hakkame tõstma seda tainast, taigent. Kõik eesti keele õpetajad, tervitan teid soojast südamest. Jah, see on kulp, nii palju ma vähemalt oskan. Ja siin
on väike, aga armas see pannilabidas. Ei oska seda materjali kohe niimoodi nimetada, aga ajab asja ära. Ja nüüd pöördume tagasi sinna panni perspektiivi. Peagi jälle uute kohtumisteni. Pann. Ja siin on pannilabidas, mille peal on väike törts võid. Nüüd miski siin elus ei toimi ilma libestita. Libestame selle panni ära. Jah. Noh. Kopp. Nii, säriseb. Järelikult panni temperatuur on õige. Asetame selle labida siia selle sponsor võipaki peale. Ai, mul on jäänud mikser siia ette. Nii. Siin on see mikser värk. Aitäh, ema. Või aitäh. Eks-naine, kes mulle seda mikserit laenasid. Ja siit ta tuleb. Oi. Temperatuuri langus. Disko tuled läheb. Paneme pumpki juurde. Vaadake seda. Vaat seda. Oh yeah. Nii. Ja nüüd kulpi kasutame selleks, et tõsta seda tainast siit. Kuna ma nagu samal ajal teen ülesvõtteid ka, siis ma ei vastuta selle eest, kui see tainas siia samma siia poti ja panni vahele tilgub. Ja here we go. Ühtlaselt jaotame või? No nii. Kas te kõik elate mulle kaasa? Kes elavad kaasa, öelge, jaa, ma elan sulle kaasa, jää, ja saab päeval disko tulesid panna. Check this out. Valin selle programmi ja nüüd siit. Nagu mixin põhimõtteliselt. No, check this out. Oh yeah, baby. Come on. Let me fry you so good. I'm gonna, delicious. Põhimõtteliselt süntesaator, jah. Gonna be so delicious for you, baby. I'm gonna come delicious on your tongue, on your mouth later on. Oh. Ja vahepeal teeme pausi, sest kaasaja inimene, nagu see attention span on kaasaja inimesel mingisugune 5 sekundit, nii et ma olen juba ületanud kõik limiidid. Et jääge minuga, kes suudab. Selle pannkoogi keeramise ajaks, pööramise ajaks teen uue salvestise. Üks asi veel, et mulle meeldib panna sellele pannile jälle tervitused kõigile eesti keele õpetajatele gaas peale. Et siis see pealmine kiht ka nagu taheneb ja mul on võimalik seda pannkooki niimoodi pöörata, et ta jääb ühte tükki ja jääb esteetiliselt vastuvõetav minu veevalajas tütre jaoks. Nagu, et kuna mina olen sünnipoolest sõnn, siis ma võin seda kulbiga põhimõtteliselt siit otse ka süüa seda tainast, kui häda on käes. Jah, väga vajalik info. Aga minu tõusumärk on lõvi, sealt tulebki see Brain Lioni kontseptsioon, et siis see lõvi seda kulbiga potist söömist ei aktsepteeriks. Ja oleme peagi tagasi, kui hakkame pannkooki pöörama. Seni DJ Kaspar, DJ Brain Lion in the house. Kuule, tuleb ära, see pannkoogi keeramine tuleb kohe ära. Oh my god. See juba kõrbeb ju. Vaadake seda. This is fucking art, baby.
kroonchakra värv on lilla. Kuninglik värv. Hopsa! Ja ma viskasin ära ja kaamerasse jään mida pilti jään. Shout out all Estonian language teachers. Ma lugesin mingisugusest ajuraamatust, et see jutt, et eesti keel on üks keerulisemaid keeli maailmas. See võib-olla ei vastagi päris tõele. Teate miks või? Sellepärast, et kui me loeme meie kirjakeelt, siis seal ei ole nagu mingisugust rocket science'it, et põhimõtteliselt see, mis sa loed, seda ka välja ütled. Ja kui on kirjutatud 2 ja 2, siis on 22. Näiteks kui prantslased ütlevad 88, siis nad ütlevad 4 korda 20 ja siis veel mingi 2 korda, ma ei tea, 4 sinna otsa või. Et noh, palju õnne. Miks? Et see ongi suur rahvuste mingi võib-olla probleem vahest, et nad ei suuda nagu kohaneda ega areneda ja siis jäävadki oma sinna elementi mingisugusesse enne revolutsioonilist aega. See oli see Kaspari alias Brain Lioni filosoofia minutid. Nii, tundub, et see pannkook on juba okei. Ja hakkasin midagi üle mõtlema. See on ka põhiline asi, et varem ma ei teinudki nagu mitte midagi ja midagi avalikult ei postitanud ja mind ei olnud põhimõtteliselt olemas. Samal ajal DJ mängib, sest ma ju mõtlesin kogu aeg, mida teie kõik minust arvate ja see ei ole ju täiuslik. See ei ole ju täiuslik. Aga see on jumala okei. Kuidas me muidu õpiksime, kui me ei teeks vigu? Kuidas me teeksime selle pannkoogi munadega, kui ma ei teeks munakoort katki? Kui tark sa oled, Brain Lion. Õpeta mind veel. Siin on pann, teeme tööd, vähem juttu, rohkem tööd. Nii, väike paus, sest ma ei saa... väike paus. Ladies and gentlemen, või on pannil, teine pannkook ootab küpsetamist. Siin ta on, kulp, tainas, taigen, tervitused kõigile eesti keele õpetajatele. Ja siit ta tuleb. Näm. Huvitav küll, kuidas see maitsta võiks. Samal ajal DJ Brain Lion in the house. Vaadake, siin on nina, silmad, silm. Ja siis on suu on siin. Ja nüüd naerata mulle, pliit, naerata palun. Õja. Ja siis see pannkook on siin. Ja jääge ootele, sest ükski toidu valmistamise salvestis ei lõppe ilma selleta, et ma teen modelli nägu, kui ma söön seda sama pannkooki siin. Jääge lainele. Asi areneb, pannkook küpseb ja peagi siis asume maitsema seda kõike, seda head ja paremat. See on nagu, temperatuur on vähemalt. DJ in the house, miksime level up'i veits, näen. 7 peale. Läheb. Ja nüüd selle cook-offi kõige tähtsam osa. Cook-offi kõige tähtsam osa. Pannkook. Ja järgmine kord, kui me vaatame kuskil sotsiaalmeedias täiuslikku elu elavaid inimesi, kes ärkavad perfektse soenguga
jõuavad hoolitseda laste eest. Kodu läigib nagu prillikivi. Samal ajal elavad nagu online kogu aeg nagu lükkavad videot sinna üles, on ju. Siis see ei ole üldse lavastatud. Aga nüüd tuleb siit raw material, Pipi ka saab pilti, raw material. Oh my god, kui hea see on. Oi, ma juba tean ette, et see on nii fucking hea. Siin ta on, vaata, Pipi, sa ei saa seda. Mine metsa, päriselt on hea. Mõtlesin, et pean näitlema selle lõpuni välja. Aga see on tõesti hea. Brain Lion in the house with pancakes. Nämm nagu reaalselt. Oh ja. Okei, Pipi saab ka väikse tüki. Ärge lastele näidake seda. Pipi, tule võtta. No tule võtta. Tule võtta Brain Lioni seda pannkooki. No võtta siis. Kassipilt on mul siin. Aitäh teile, et olete minuga koos sellel teekonnal ja jah, suurepärane. Tšau, Pupi.